Kui me nüüd soovime midagi endale, oma unelmate aastat, oma sellist ideaalset tulevikku, siis meid on erinevaid. Osa meist paneb ilusti kirja punkti haavalt, mis sinna kuuluma peab sellesse tulevikku. Võimalikult detailselt, võimalikult täpselt. Ja osa meist on sellised, et parem võiks olla, et mis ma ikka oskan soovida ja mis ma ikka oskan küsida. See töötav versioon jääb ehk sinna kahe vahe peale. Jah, on erinevaid selliseid lähenemisi, et mida detailsemalt sa kirjeldad oma tulevikku, seda suurem võimalus sul on, et sa seda tulevikku ka saad. Aga tihtilugu, mis seal hakkab piirama, hakkab just see meie enda tuleviku nägemus. Tegelikult, mida me võime saada, on suure tõenäosusega palju rohkem, kui me iialgi suudame ette kujutada. Ehk siis mida detailsemad on su ootused, seda enam läheb sellist energiat ja sebimist, et sa seda saaksid. Ja mitte ainult sinule, aga ka sellel universumil, kes sulle seda pakub. Kui sa jääd sinna vahepeale, siis see on palju kergem. See saabub tihtilugu palju kiiremini. Nii et kui sul on liiga palju seal nimekirjas neid detaile, siis sa lihtsalt ei ole valmis vastu võtma midagi muud, mis tegelikult võib-olla oleks palju fantastilisem sinu elus. Ja see on ka, et kui on liiga detailne ootus, siis kui sulle pakutakse rohkem, siis sa vaatad, et see ei ole see. Ehk just need ootused tihtilugu määravad ka selle, mida me siis ütleme, et jah, aitäh, seda ma olen valmis vastu võtma. Kõigepealt, millist tulevikku sa endale soovid? Milline see oleks? Kas see on tulevikus sul on rohkem finantsvõimalusi? Paljud ütlevad, et raha ei ole meie elus tegelikult oluline, et kõik need vaimsed väärtused on palju olulisemad. Kui palju tegelikult me suudame rohkem pakkuda nii endale, oma perele kui ka teistele inimestele, kui meil oleks rohkem raha? Ja oleksid sa valmis saama vähemalt 10 korda rohkem, kui saab praegu? Järsku 100 korda rohkem? Või veelgi rohkem? Ja meil tihtilugu hüppame kohe, kuidas see õnnestub? Kui ma nüüd soovin saada nii palju rohkem raha, mida ma kõik tegema pean, et see toimuks. See ei ole üldse see hetk. Praegu me keskendume su unelmale. Sellele, mida sa soovid oma ellu. Mida veel võiksid küsida? Lahedaid inimesi, kellega koos olla, koos tööd teha, võib-olla koos pere luua, rohkem rõõmu, rohkem lõbusu elus, rohkem naeru, rohkem
aega su harrastuste jaoks, mida iganes see siis sinu jaoks ei ole, raamatu lugemine või käsitöö või reisimine või mis see kõik olla võib. Kodust me rääkisime, suhetest me rääkisime. Millist tööd? Millist tööd või tegevust sa sooviksid saada? Kui sa ei ole valmis iseendale boss olema, millist bossi sa soovid endale saada, milliseid töökaaslaseid sa soovid endale saada? Milline see töö võiks olla, mis sulle pinget pakub? Mis on see, mis sulle meeldib? Mida sina soovid oma elult, oma töölt, oma suhetelt, oma vabalt ajalt? Ehk siis mis iganes, mida sa võiksid saada. Mis see on? Ja seal ei ole ühtegi piirangut. Ei ole rahalist piirangut, ei ole ajalist piirangut. Kõik, mis sul lihtsalt pähe tuleb praegusel hetkel. Umbes 7 aastat tagasi tegin sarnase harjutuse ühes coaching'u rühmas ja seal oli ühe mu tuttava sõbranna ka ja hiljuti, paar nädalat tagasi sain tagasiside sellelt sõbrannalt, et ta oli kirjutanud sinna paberile ka sellised suuremad asjad, mida ta oma ellu tahab. Ja sel talvel, ehk siis eelmise aasta talvel sai ta viimase oma soovi teoks sellest 7 aasta tagusest õhtust. Nii et mida kõike sa tegelikult võiksid soovida, mis kõik mingil hetkel saavad teoks.